4 aastat on Venemaa Ukrainale kogu oma jõu peale pannud, kuid 4 aastat pole kaart peaaegu üldse muutunud. Nii et pettunud president Vladimir Putin muutis sõjapidamise viisi ja viis selle taevasse. Leinlaine järel Shahidi droone ja tiibrakette tabab nüüd igal ööl Ukraina linnu, sest mehed ja tankid ebaõnnestusid ning droonid on odavamad. See on tõeline kurnamissõda õhus, mille eesmärk on kurnata Ukraina õhutõrjet ja laskemoona, püüdes murda riigi tahet 1 elektrijaam ja 1 kortermaja korraga. Äga selle tormi keskel on üks väike Briti relv, mille enamik inimesi oli vaikselt unustanud, äkitselt taas pealkirjadesse jõudnud. Ukraina meeskonnad on sellele andnud hüüdnimeks mõrvapliiats. See ei jälita soojust nagu enamik teisi õlalt lastavaid laskemoona. Seda ei saa petta valgusrakettidega ega segada elektroonilise sõjapidamisega. Selle ametlik nimi on Starstreak ja odavate maistoodetud ohtude vastu, mis nüüd täidavad Ukraina taevast, pole Venemaa sellele veel usaldusväärset vastust leidnud. Tähtis on märkida, et Starstreak ei ole uus leiutis. See ilmus uudistes juba peaaegu kohe pärast sõja algust. Kuid see on 4 aastat hiljem taas esile kerkinud ja selle põhjus aitab selgitada, kuidas kogu sõda on muutunud. Alustame sellest, mis Starstreak tegelikult on, sest vastus ei ole nii lihtne nagu kiirem rakett või lühem reageerimisaeg. Kõik teavad juba, et kiirus on õhutõrjes oluline. Kiirem rakett annab sihtmärgile vähem aega reageerimiseks ning Starstreak on tõesti kiire, liikudes olenevalt olukorrast ja konkreetsest laskeseadmest kiirusega Mach 3 kuni Mach 4. Aga ainult kiirus ei ole ainus põhjus. Mis tõeliselt eristab seda raketi kõigist teistest väga lühimaa õhutõrjesüsteemidest, on selle juhtimismeetod ja just siin muutub Starstreak hirmuäratavaks. Näete, enamasti lukustuvad raketid sihtmärgile soojusjälgimise abil, leides taevas kõige kuumema objekti. See on oluline, sest varased soojusjälgimise mudelid võtsid sihtmärgiks päikese ja lendasid selle poole minema. Sellel on eelis, et seda on lihtne kujundada ja kasutada, olles samas ka tulista ja unusta tüüpi. Kui oled raketi välja lasknud, ei saa sa sellele enam juhiseid anda. See on sellepärast, et raketil endal on sihtimispea, mis lukustab sihtmärgi soojusjälje enne väljalaskmist. Kui operaator saab helisignaali, mis kinnitab lukustuse, tulistab ta raketi välja ja rakett jälitab seejärel iseseisvalt soojusallikat kuni tabamuseni. Operaator saab liikuda kohe, kui rakett torust väljub, mis on äärmiselt kasulik. See hoiab operaatorid elus. Meetod ise on kiire ja keegi ei pea pärast väljalaskmist enam sihtmärki jälgima. Aga kui rakett jälitab soojust, saab sellele anda midagi kuumemat, mida jälitada. Ja see miski võib olla soojuspeibutid, mida kaasaegsed lennukid kannavad standardvarustusena. Lisa kaasaegsed infrapuna vastumeetmed ja järsk kõrvalepõige õigel hetkel ning kindlast tabamusest saab õnnemäng. Starstreak loodi selle kõige eiramiseks. Selle asemel kasutab kogu raketiheitja laserkiirega juhitavat sihtimist. Pärast pliiatsite väljalaskmist hoiab operaator sihtmärki sihikul ning sihtimisseade projitseerib juhtkiire, sisuliselt laservõrgu, mida rakett lihtsalt järgib. Seejärel järgib rakett trajektoori, mille määrab operaatori sihtimine. Suur eelis on siin see, et sihtimise teeb operaator ise. Kui nad suunavad laseri, saavad nad seda veidi pöörata, et sihtmärgiga kaasas käia ja rakett järgib seda, sest see ongi täpselt nii loodud töötama. Sihtmärk võib kasutada kõiki vastumeetmeid, mis tal on, kuid Starstreak ei tee teist nägugi. Tootja Thales kirjeldab juhitavust kui kõigi teadaolevate infrapuna- ja raadiosageduslike vastumeetmete suhtes immuunset ning just see väide ongi selle relva olulisuse keskmes. Vaatame nüüd, mis tegelikult juhtub alates hetkest, kui päästikule vajutatakse, sest just siin muutub disain nutikaks. Operaator jälgib sihtmärki sihtimisseadme kaudu. Kui päästikule vajutatakse, sütib esimese astme mootor starditoru sees, kuid see kustub tahtlikult enne, kui väljalaskemoodul on täielikult torust väljunud. See on tahtlik ning kaitseb operaatorit raketi tagaleegi eest. Kui see on ohutusse kaugusesse jõudnud, sütib teise astme mootor ja kiirendab raketi kiiruseni, mis ületab Mach 3 ning mõnede allikate järgi isegi Mach 4 vaid murdosa sekundiga. Seejärel põleb teise astme mootor läbi ja vabastab oma laengu, mis ongi see osa, mille järgi rakett oma hüüdnime on saanud. Me räägime pidevalt raketist, kuid oluline on mõista, miks sellel süsteemil on tegelikult eraldi väljalaskemoodul.
Ühe lõhkepea asemel vabastab Starstreak korraga 3 väiksemat lõhkepead, millest igaüks on laserjuhitav Wolfram nooleke, veidi üle 390 mm ehk 15,6 tolli pikk, asub raketis, mis on umbes 1,39 meetrit pikk ja mille viimane jalg sisaldab tegelikku lõhkeainet, varustatud viivitusmehhanismiga löökpadruniga. See süüde on loodud nii, et nool läbistab esmalt sihtmärgi soomuse, plahvatades seejärel konstruktsioonide sees või tankide tugevdatud katte taga. Iga nool sisaldab ka väikest lõhkelaengut, mis raketi tabamisel paiskab killud igas suunas laiali. Ja kuna neid lastakse korraga välja 3, suureneb otsese tabamuse tõenäosus hüppeliselt ning tekitatud kahju võib olla piisav lennuki allatulistamiseks. 3 juhitavat Wolfram-noolt, mis liiguvad üle 3 Machi kiirusega, suudavad täielikult hävitada kopteri rootorisüsteemi või kütusesüsteemi. Kopterid ja vähemal määral ka lennukid ongi just need sihtmärgid, mille hävitamiseks Starstreak tegelikult loodigi ning algselt seda nii ka kasutati. 2022 aasta aprilli alguses, vaid mõni päev pärast seda, kui mainiti süsteemi Ukrainasse toomist, jagas sõjavägi kaadreid, kus Vene Mi-28 ründekopter sai tabamuse Luhanski piirkonna kohal. Selle Sabaosa murdus täielikult ära, kui kopter liugles üle puulatvade. Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi allikas ütles ajalehele The Times, et video näitab tõenäoliselt Starstreaki raketi kasutamist ning et see oli esimene kord, kui seda raketti kasutati Vene õhuhusõiduki allatulistamiseks. Teadaolevalt jäi kopteri meeskond ellu. Tuleb märkida, et kuigi Briti kaitseministeerium ja kaitseanalüütikud, kes salvestist uurisid, omistasid selle tabamuse laialdaselt Starstreakile, põhines see hinnang löögi nähtaval tunnusel, mitte ametlikul kinnitustel Venemaa poolt. Igal juhul oli Starstreak enne seda hommikut lugupeetud, kuid vähetuntud Briti süsteem, millest enamik inimesi väljaspool NATO-t polnud kunagi kuulnud. Pärast seda hakkas väga palju inimesi kiiresti huvi tundma. Nüüd on Starstreakil mitu erinevat varianti ja platvorm on sama oluline kui rakett ise. Lihtsaimas vormis lastakse see õlalt. See on ideaalne selleks, et üks väljaõppinud operaator saaks selle kiiresti kokku panna ja mõne sekundiga tulistamiseks valmis olla, ohule reageerida peaaegu igast asendist ning kohe pärast seda asukohta vahetada, mis annab sellele suurima paindlikkuse. Aga see on piiratud samamoodi nagu kõik õlalt lastavad süsteemid. Üks operaator ühe raketisüsteemiga suudab katta vaid kitsa osa võimalikest rünnakusuundadest, mida vaenlane võib kasutada. Standardne versioon on kerge mitmikheitja, mis hoiab 3 raketti laskmiseks valmis, nii et operaator saab järjest tulistada 3 sihtmärki ilma ümberlaadimiseta. Lisaks saab seda versiooni väikese ümberehitusega paigaldada Land Roverile või sarnasele sõidukile. Kuid kõige huvitavamat tööd Ukrainas teeb praegu Stormer HVM versioon. Stormer on Briti roomikutel soomusmasiin, mis on spetsiaalselt kohandatud väga lühimaa õhutõrjeks. Sellel on katusel paiknevas raketilaskeseadmes 8 stardivalmis Starstreak raketi, veel 12 on kere sees hoiul ning masinat juhib 3-liikmeline meeskond. Laskeseadme külge on lisatud õhutõrje hoiatusseade, infrapunaskänner ja protsessor, mis tuvastab lähenevad õhuohud, seab need tähtsuse järjekorda ning suunab automaatselt relvasihiku sihtmärgile. See viimane võimekus on olulisem, kui see esmapilgul tundub, sest väga lühimaa õhutõrjes pole kõige raskem probleem tavaliselt mitte sihtmärgi tabamine, vaid selle tuvastamine. Madala kõrgusega ohud ja eriti väikesed droonid võivad olla tillukesed, vaiksed, kiired ja maastiku poolt varjatud. Meeskond, kes ei tea sihtmärgi olemasolust enne, kui see on juba pea kohal, on selle kokkupõrke juba enne algust kaotanud. Häireseade on loodud selleks, et anda meeskonnale need mõned sekundid, mida neil on vaja sihtmärgi leidmiseks, jälgimiseks ja tulistamiseks. Stormer annab meeskonnale ka soomuskaitse, liikuvuse ja võimaluse liikuda lahingute vahel. Üksik operaator, kes seisab põllul, muutub sihtmärgiks kohe pärast esimest lasku. Stormeri meeskond saab tulistada ja seejärel asukohta vahetada, mida suurtükimeeskonnad nimetavad tulista ja liigu taktikaks. Kui Ukraina need süsteemid esmakordselt sai, oli peamiseks ohuks tavapärased madalal lendavad Vene lennukid ja ründekopterid. Aga Ukraina taevas aastal 2026 ei näe enam sugugi selline välja. Aga enne kui sellesse süveneme, kindlasti telli The Military Show kanal. Me jälgime sõja ja ülemaailmse geopoliitika tähtsamaid sündmusi, nii et saad alati olla kursis oluliste arengutega.
Liikudes maapinnalt taevasse, on see Venemaa viimane katse hõivata mingitki territooriumi. Venemaa ujutab nüüd lahinguvälja üle šahheedidega. Ühesuunalised ründedroonid, Lancet-tüüpi rändmoona, kõik maismaa luuredroonid, Zala ründedroonid, peibutised, mis on ehitatud päris asjade moodi, ja tiibraketid. Kõik need saabuvad segapakettidena erinevatel kõrgustel, erinevatel marsruutidel ja erinevates kogustes. Eesmärk ei ole sageli tabada ühte kindlat sihtmärki. Eesmärk on üle koormata Ukraina õhutõrje, sundida kaitsepositsioone end paljastama, panna kallid raketitõrjed kulutama end odavate droonide peale ning avada lüngad teistele, surmavamatele relvadele. See on täiesti erinev probleem võrreldes olukorraga, kus üksik Vene helikopter ilmub välja puudejoone tagant ning Ukraina väed on kohandanud Starstreaki ja Stormerit selle lahendamiseks. 1129 Bila Tserkva õhutõrjeraketirügement, kus Bila Tserkva tähendab valget kirikut, on üks neist üksustest, mis on selle ülemineku läbi teinud. Algselt nii lääne kui ka nõukogude ajastu süsteemide ümber üles ehitatud rügement on dokumenteeritult kasutanud oma Stormer HVM Vene droonide vastu, kusjuures Ukraina raportid omistavad üksikutele masinatele 10 allatulistamisi. Viimasel ajal on meeskonnad kasutanud Stormerit koos uue põlvkonna püüdurdroonidega, odavate, kiirete, spetsiaalselt ehitatud nelik- ja tiivuliste droonidega nagu Ukraina Sting, mis on loodud spetsiaalselt šahiidide jälitamiseks. Stormeri komandöör on öelnud, et süsteemi on kasutatud šahiidide luuredroonide, Lanceti ründedroonide ja vähemalt ühe tiibraketi vastu. See on märkimisväärne laienemine süsteemi algsest ülesandest. Relv, mis loodi ründekopterite ajastul, on nüüd osa vastusest droonisõjale, mida selle kasutuselevõtu ajal veel ei eksisteerinud. Siin on siiski oluline nüanss ja see seisneb kaasraketis. Koos Starstreakiga varustab Suurbritannia Ukrainat ka kerge mitmeotstarbelise raketiga, mida Ühendkuningriigis tuntakse nime all Martlet. See kaalub umbes 13 kilogrammi, selle laskekaugus ületab 6 kilomeetrit ja kiirus on üle Mach 1,5 ning see kasutab sama laserkiire juhtimissüsteemi nagu Starstreak. 2024 aasta septembris kinnitas Ühendkuningriik 162 miljoni naela ehk umbes $216 miljoni suuruse täiendustellimuse nende rakettide jaoks, kusjuures esimene sadadest koosnev partii saadeti Ukrainasse. See näitab, kui tugevalt sellele tol ajal toetuti. Oluline erinevus nende kahe süsteemi vahel seisneb lõhkepeas, kus Starstreak kasutab oma tihedaid Wolframist nooli. Martlet kannab umbes 3 kilogrammist 3-kordse toimega lõhkepead. See on kumulatiivlaeng, mis on ühendatud killu ümbrisega ja mille sütitab laserlähedussüüde. Praktilises mõttes on Starstreaki nool helikopterite ja lennukite vastu äärmiselt tõhus just seetõttu, et see tungib läbi enne plahvatamist. Aga väikese drooni vastu ei ole noole otsene tabamus alati kõige usaldusväärsem viis sihtmärgi hävitamiseks, sest väike sihtmärk on lihtsalt liiga väike, et seda üldse tabada. Lähedusdetonaatoriga lõhkepea, mis plahvatab sihtmärgi lähedal ja paiskab killud laiali, on nende vastu palju tõhusam kui otsese tabamuse korral. Nii katavad need kaks raketit tõhusalt teineteise nõrkusi. Üks on loodud hävitama midagi suurt ja soomustatud, teine aga tabama midagi väikest ja raskesti tabatavat. Kuna me püüame siin ausad olla, peame ka selgelt välja ütlema, mida Starstreak teha ei suuda ja see on 2026 aasta sõjapildis oluline. Paraku on Starstreaki suurim puudus seotud ka selle suurima tugevusega. Nimelt puudub sellel tulista ja unusta funktsioon. Operaator peab pärast raketi väljatulistamist sihtmärki pidevalt jälgima, sest rakett järgib kiirt, mida operaator hoiab sihtmärgil. Kui operaator kaotab sihtmärgi pildiotsijas silmist, halveneb juhitavus. Lisaks on taevas, mis on täis väikeseid kiireid ja madala signatuuriga droone, mis liiguvad ettearvamatutel trajektooridel, pideva optilise jälgimise hoidmine surve all tõeliselt keeruline. Äkitselt muutuvad halb ilm ja nähtavus oluliseks ning suits ja tolm võivad moonutada laserkiiri, mida rakett navigeerimiseks kasutab. Starstreak ei ole samuti odav tõrjerelv. Selle 3 osast koosnev laeng maksab $100,000 ja $130,000 vahel. Droonide vastu, mis maksavad sageli $10,000–20,000 ringis või keerukamate mudelite puhul isegi kuni $50,000, muutub kulude arvestus väga kiiresti ebamugavaks. Just sellepärast ongi oluline kasutada seda koos odavamate tõrjedroonide ja martletitega.
Kui oht on väike ja odav, ei taha sa selle peale kulutada kallist raketti. Ja on veel üks teave, millest meil endiselt puudus on. Meil ei ole tegelikult põhjalikke sõltumatult kinnitatud andmeid Starstreaki tabamismäära kohta just droonide vastu. Ukraina meeskonnad kasutavad seda selgelt ja esialgsed raportid on olnud palju lubavad. Näiteks 2022 aasta aprillis viitasid luurearuanded, et vähemalt 7 all-land tint-drooni tulistati Vovtšanskis edukalt alla Starstreakidega. Seega on olemas eelnev kogemus, mis viitab, et Starstreak on tegelikult õhusdroonide hävitaja, kuid samas on ebatõenäoline, et see oleks täielik lahendus Venemaa droonistrateegiale. Samas ei ole miski iseseisvalt täielik vastus Venemaa droonistrateegiale. See ongi kihilise kaitse kogu loogika. See viib meid suurema küsimuseni. Miks on relv, mis jõudis pealkirjadesse 2022 aasta kevadel ja seejärel uudistest peaaegu kadus, äkitselt 4 aastat hiljem taas aktuaalne? Vastus ei ole peaaegu üldse seotud raketiga, vaid peaaegu täielikult sõjaga selle ümber. Maapinnal on Venemaa sõda takerdunud. 2026 aasta mais hõivasid Vene väed vaid 14 ruutkilomeetrit territooriumi. See on väikseim kuine edasiminek alates 2023 aasta oktoobrist. Ja seda hoolimata sellest, et rünnakuid korraldati üle 35% rohkem kui eelmisel kuul. Rohkem rünnakuid, vähem territooriumi. Sõjauuringute instituut hindas samuti, et Ukraina väed on suures osas peatanud. Venemaa 2026 aasta kevad-suvise pealetungi, kusjuures Venemaa on kätte saanud vaid murdosa sellest territooriumist, mille ta hõivas 2025 aasta mais. Ukraina on isegi osa territooriumist tagasi saanud, kuna viimased kuud on olnud vähesed, mil Ukrainal on õnnestunud reaalselt edu saavutada. Ja kui venelased ei leia võimalust hoogu juurde saada, libised neil sel aastal Donbassi vallutamise eesmärk kiiresti käest. Nüüd, rindes tagapool, hakkab ka sõda toitev masin väsima. Lisaks on Venemaa sõjapüüdlused pidanud maadlema lääne sanktsioonide all kahaneva tööstusvõimsuse ja peaaegu kõigi relvakategooriate vähenevate varudega, mis aeglaselt muudab Kremli enda kulu-tulu kalkulatsiooni. Samal ajal on Ukraina kaugmaadroonid muutunud tavalisemaks, rünnates nafta rafineerimistehaseid, mis rahastavad sõda. Putin kaotab raha, mehi ja hoogu. Kui armee ei suuda edasi liikuda, tehased ei jõua järele ja naftatulud põlevad, siis mis jääb alles? Surve õhust. Sõjauuringute instituut on otseselt seostanud Venemaa kasvavaid rünnakuid Ukraina linnadele tema läbikukkumisega lahinguväljal, kujutades õhukampaaniat nii maapealse edu asendajana kui ka viisina juhtida tähelepanu kõrvale Ukraina enda sügavatelt löökidelt Venemaa territooriumile. Seetõttu on ööd Hersoni, Kramatorski, Dnipro ja Kiievi kohal muutunud droonide ja rakettide väsitavaks rünnakuks, mis on suunatud kortermajadele, toiduhoidlatele ja elektrivarustusele. Kuna Venemaa ei suuda murda Ukraina armeed, üritab ta murda Ukraina linnu. Ja see üleminek maismaasõjast odavate masstoodetud droonide õhusõjaks ongi täpselt see olukord, kus süsteem nagu Starstreak muutub taas oluliseks. Astume nüüd sammu tagasi ja vaatame, millele Venemaa tegelikult panustab. Nende õhukampaania põhineb teoorial, et piisavalt palju odavaid droone, piisavalt segatud pakettides ja piisavas koguses suudavad lõpuks iga kaitse üle koormata. Kogus on ju omaette kvaliteet. Aga see teooria satub raskustesse, kui kaitsjatel on rakett, mida vastumeetmed ei mõjuta. Sõiduk, mis suudab ohu tuvastada ja see tõrjuda enne, kui meeskond jõuab isegi närvi minna. Ning 4 aastat raskelt saadud operatiivkogemust, mida ükski käsiraamat täielikult ei hõlma. Venemaa proovis taevast üle ujutada. Suurbritannia andis Ukrainale midagi, mis on loodud selle kõige läbimiseks. Nuuled on endiselt Wolframist. Juhtelektroonika ei hooli endiselt soojuspeivutistest ning nende süsteemide meeskonnad on muutunud väga-väga osavaks leidma asju, mida Venemaa eelistaks, et nad ei leiaks. Starstreak ei olnud kunagi mõeldud selleks sõjaks, milles ta nüüd osaleb, ja see võibki olla tema juures kõige huvitavam. Relv, mis loodi kopterite hävitamiseks, on leidnud uue elu droonide hävitajana. Mitte sellepärast, et ta suudaks kõike, vaid sellepärast, et ta teeb ühte asja, mida peaaegu miski muu ei tee, ja teeb seda peaaegu täiusliku täpsusega. Õigesti kihilise kaitseda koos kasutatuna on see kummaline väike Briti rakett osutunud üheks kõige vaiksemaks ja visamaks probleemiks, millega Putini õhusõda on kokku puutunud. Ja seni pole Venemaal sellele ikka veel selget vastust.
Aga Venemaa probleemid õhus ulatuvad palju sügavamale kui üks ainus süsteem. Kui soovid rohkem teada saada, vaata seda videot ja kindlasti telli The Military Show, et saada rohkem uudiseid.